Tere, mina olen Henri ja te vaatate TV3 uudiste nädala muusikamenüüd. See on saate rubriik, kus igal neljapäeval intervjueerime üht ägedat artisti, kelle ümber palju toimumas. Ning samuti annan soovitusi, milliseid ägedaid üritusi või kontserte nädalavahetusel külastada võiks. Minu esimeseks saatekülaliseks on Jaagup Kreem ja põhjus ei miski muu kui nädalavahetusel linastuv Eesti suurim teatriproduktsioon läbi aegade Romeo ja Julia. Romeo ja Julia rockmuusikaal jõudis esmakordselt lavale juba ligi 20 aastat tagasi Tallinna Nukuteatris. Vahepeal on see teos justkui oodanud oma õiget hetke ja nüüd on see uues kuues tagasi võimsamalt kui kunagi varem. Vaid 5 korral astuvad Unimet Arenal üles enam kui 100 näitlejat, lauljat ja artisti. Muusika eest hoolitseb ansambel Terminaator koos sümfooniaorkestriga ning kaasa teevad nii noortekoor kui ka tantsijad. Algus oli see koht 50 korda väiksem, kus seda teha. Ja nüüd me oleme jõudnud siia Unibet Arenale, mis teeb muidugi rõõmu, sellepärast, et sellist teatrilava mina oma silmaga pole varem näinud, et see on mega, seda peab lihtsalt nägema, ja seda tehakse üks kord ja siis on ta tehtud ja siis tõenäoliselt tehakse seda võib-olla järgmise 20 aasta pärast. Just mõtlesin, et kas on järgmist samme oodata? No ei tea, aga kindel on see, et Romeo ja Juliat sellisel kujul enam tõenäoliselt mitte kunagi ei tehta. Et see on nüüd see võimalus ära näha, meil on väga tugev tiim, meil on üliäge produktsioon, meil on kõik, mis vaja, meil on termikas, meil on sümfooniaorkester, meil on rohkem A-kategooriaks ei saa minna. Ja on lahe vaadata seda, kuidas siis päris näitlejad, kogenud näitlejad, siis nad annavad oota, aga äkki võiks seda teha nii ja nii ja nii, et annavad mingisuguseid selliseid näpunäiteid ja neid on sama, mulle ka väga-väga abiks olnud. 20 aastat on möödas ka sinu eelmisest tegelaskuju Merki siis kehastamisest, et kuidas praegu tunne on, et 2006 aastal ma käisin ise ka Nukuteatris vaatamas, siis tundus täitsa tõetruu sinu roll. Merk on täpselt sama vana, nagu ta siis oli 20 aastat tagasi, tal on lihtsalt 20 aastat elukogemust juurde tulnud. Põhjus oli väga lihtne, ma ei usalda seda rolli mitte kellelegi mulle, et seal on vaja teatavat agressiivsust ja teatavat mõistmist ja kuna 20 aastat tagasi ma hästi palju mõtlesin ja tegelesin selle tegelaskujuga, siis mul on see ju meeles ka. Räägime ka termikast, et kui ma nüüd kalendrisse vaatan, siis Terminaatori 35. juubelile on lisandumas üsna pea 5 aastat. Et kas julged öelda, mis 40. puhul ka plaanis? Aeg läheb armutult edasi, jah. Järgmine aasta 2027, 20. augustil. Nüüd ma võin selle välja öelda, teeme me seda päriselt suurelt ja me teeme seda lauluväljakul ja see saab olema eepiline, me ikkagi kavatseme teha ajalugu. Piletid tulevad müüki muide järgmine teisipäev. Kas muusikali kallal töötades Elmar Liitmaaga olid ka soojendasite koos kirjutamise suhteid üles, et kas sealt on ka midagi selge? Ei tea. Üsna pea lähipäevil oled sa nüüd lavale minemas ja tegelikult juba homme. Et kas väike sabin on ka sees või tuleb juba kõik kalavees siin lõdvalt? Ma ei oleks inimene, kui ma ütleks, et teeme ära, mis see ikka siis on. Loomulikult on saps on sees, kas kõik läheb, siin on nii palju tehnilist, siin on nii palju asju ja mis ma tahtsin öelda veel inimestele, et meil on enamus etendusi on tegelikult välja müüdud, aga see kõige magusam ehk pühapäeva õhtune, ehk siis see viimane etendus, kus näitlejad juba on selle suure töö ära teinud ja seal lastakse natukene, visatakse mingit pulli, tehakse vimkasid teistel näitlejad, et alati mul on endale need viimased etendused alati kõige rohkem meeldinud. Sinna piletid veel mingil määral saada, nii et kes tahab Romeo ja Juliat näha nii võimsas esituses, siis tulge pühapäeva õhtul. See on, ma arvan, et kodus niisama teleka ees istuda on võib-olla pole päris see. Seda rohkem me ei tee. Aitäh sulle, Jaagup. Edu etendus. Tipp-topp, aitäh. Ja nagu Jaagup ütles, siis kiirematele on veel mõned piletid järel. Ja kes muusikalile ei jõua, siis siit mõned teised soovitused nädalavahetuseks.
Seekordsed kontserdisoovitused on üsna käredad. Juba täna Helitehases astuvad üles Saksamaa ühed tuntumaid tumeroki staarid Lord of the Lost, kes oma muusikas segavad väga edukalt nii industriaalmetalit, kootid kui ka glam-rocki elemente. Üsna eriskummalise koostöö toovad lavale ka räpigrupp El Stilo sel laupäeval džässiklubis Philly Joe, kus esmakordselt näeb neid laval koos džässbändiga. Kuidas kõlab karmim Eesti underground ja pehme džäss, seda tuleb ise kogeda. Ja samuti laupäeval saab klassikalise heavy metali fänn näha oma lemmiklugusid elavana Tallinna rockiklubis The Crypt, kus esinevad AC/DC ja Metallica coverbändid Coverage ja Patarei. Kui soovita aga veidi mahedamat muusikat, siis minu esimene soovitus oleks minna reedel Viimsi Artiumisse, kus leiab aset Liisi Koiksoni, Martti Tärni ja Sander Mölderi koostöös valminud plaadi All õhtutaeva esitluskontsert. Laupäeval tähistab aga Hiiu pubis oma 35. sünnipäeva mahedat linnarokki mängiv legendaarne Eesti bänd Jää Äär. Pühapäeval saab nädalavahetusele panna hea punkti Philly Joe's, kus Eesti džässpianist Rahel Talts astub üles oma super rahvusvahelise kollektiiviga. Nad ei ole siin tihti ning miks mitte seekord neid ka ära näha. Ööklubi ja elektroonilise muusika soovitused jäävad seekord aga kõik reedesse. 20. märtsil toimub Pärnus klubis Vaarikas Pärnu Kevadmöll, kus teiste hulgas esineb oma DJ-setiga ka poliitik Jüri Ratas. Minu kulmud tõusid igatahes kõrgele, eks tuleb kohale minna ja ära näha. Fotograafiskas on toimumas aga üritus Corbin Sessions, mis seekord keskendub bändile Depeche Mode. Tuleb õhtu täis tumedat poppi ja elektroonilist rocki. Ja keda kruvib rohkem techno ja drum and bass, siis leiab oma lemmikud Paavli kultuurivabrikust ürituselt Jungle Wake Up Event. Ja selleks nädalaks ongi kõik. Näeme juba järgmisel neljapäeval.